et ma mõtlesin, et ma jagan seda mõtet, mis täna meie igapäevasest toimetusest tuli välja või tuli esile, aga samas see on nii suur teema, et kuidas mitte minna selliste väliste trigerdajatega kaasa. Ja noh, ma vaatasin seda protsessi ja et kuidas see siis toimub meie sees. Et kui keegi nagu väljaspoolt kutsub sind kaasa endaga, ükskõik millisel viisil see ka ei toimuks, ta kutsub sind justkui nagu oma maailma. Ja võib-olla ta kutsub sind vägivaldselt sinna maailma, olles vägivaldne. Ja võib-olla ta kutsub sind väga meeldival viisil, väga meeldivalt nagu ennast väljendas, aga ta tahab, et sa tuleksid oma energiaga tema maailma ja looksid tema reaalsust. Ja et kuidas siis selles olukorras, sellepärast et tegelikult me ise vajame nagu iseennast ja oma energiat ja me peame olema väga selged oma valikutes. Nagu, et meil on siis see, et me oleme iseenda keskmes ja mingid asjad siis väliselt tahavad meid sellest keskmest nagu välja sikutada. See on nagu selline proovikivi, nagu meisterlikkuse õppetund. Ja ja kui me jääme iseendaks, siis me alati võidame enda sees selle, et me oleme ületanud midagi. Aga kuidas seda teha? Et kui see väline sikutab, siis mina näiteks olen praktiseerinud seda, et vahel meil ei ole võimalik kohe seda kuidagi enda sees ära teha, et me ei lähe sellega kaasa, vaid meil on vaja võtta endale väikene hetk, kus me oleme rahulikult enda sees. Me ei pea isegi, alati ei ole võimalik silmad kinni panna ja nagu niimoodi olla, aga lihtsalt, et me lihtsalt oleme nagu enda sees korra teadvustame endale, et mis toimub mu ümber ja mis energeetiliselt tegelikult selles mängus toimub. Ja me jääme iseendasse kohale, ankurdame oma energia ära ja vaadeldes seda korraks kõrvalt on see võimalik, et me ei pea reageerima. Sest nagu, et üks reaktsioon on see, et me nagu kas vihastame või nagu, me lähme kuskile nii toredasti kaasa või me nagu jääme kuidagi apaatseks, sest me ei saanud aru, mis meiega täpselt toimub või mis toimus nagu ja keegi nagu tahab meilt midagi, me ei tea, kas me peaks andma või mitte või mis asi see üldse on, nagu jääme kuidagi niimoodi. Ja et kõik need on nagu energia väljaandmised ja see ei tule just siis kohalolus, kui tekib kohe reaktsioon, kohe nagu millegile me nagu oleme hästi aktiivsed. Et kui me oleme rohkem iseendas ja enda keskmes ja teadvustame, mis me teeme ja mida me valime, siis on meil palju turvalisem ja mõnusam olla endal. Sest kui me oleme energiat kuskile ära andnud kogu aeg, või oleme pidevalt mingisugusest sellisest tsüklites või aukudes, siis tekibki selline depressioon ja ärevus ja tühjuse tunne, sest et me vajame elus kõige rohkem iseenda energiat. See on ju nii loomulik ja lihtne tõde, aga me tihti nagu kuidagi unustame selle ära, et me panustame kogu aeg kuskile kellelegi välja, ilma teadvustamata, et me seda teeme. Me võime alati heast südamest ju panustada ja aidata ja toetada, aga et me teeksime seda omast vabast valikust ja kohalolust. Et me ei ole enam nii kergesti siis lükatavad ja tõmmatavad. Kas see sai kuidagi selgeks? Et just see reaktsioon enne nagu mõtlen, et kas me lähme kõigega kaasa. Ja tegelikult see on nii huvitav, et väljaspoolt inimesed väga tahaksid, et me panustaksime kogu oma energia nende ellu ja aitaksime neil seda luua. Osad inimesed on väga teadlikud, et nad seda teevad, sest nad teavad, mis on nende vajadused ja soovid
ja nad justkui loovadki seda, et teised aitavad neil oma reaalsust võimendada, sest nad teavad, mis nad tahavad. Neil on hästi tugev väli ja need, kellel ei ole nii seda kindlat strikt oma elu või noh, mitte nüüd nii strikt ei pea olema, aga nad teavad, miks ma siia tulin, mida ma siin loon ja mida ma siin teen. Ja kui nad seda nii väga ei tea, siis nad nagu justkui automaatselt panustad sinna sellele, kes teab, kes on tugev. Ja kui sa oled natuke nõrgem, siis sa just kipud oma energiat ära andma ja suures pildis see toimub ju väga võimsalt. Väga võimsalt ja nüüd me saamegi järjest teadlikumaks, et me seda oma elus ei looks ja teeks. Et esimene asi ongi ju see, et sa hakkad rohkem teadvustama, kes olen mina, millised on minu vajadused ja soovid ja millist elu ma tegelikult endale soovin. Millist elu ma luua soovin. Ja miks ma siia tulin, mis on minu anded, mida ma sooviksin maailmale jagada. Ja kui sa seda tead ja oled sellele oma elus keskendunud, julged seda võtta on ju vastu ja keskenduda ja luua, siis tegelikult maailm toetab sind väga võimsalt. Ja see on kõik okei, et me oleme mingites hetkedes olnud nagu kellelegi toetajaks või andnud oma energiat ära, sest et niimoodi me ju õpime ja kasvame. Ja saame jälle teadlikumaks ja kõik on ikkagi lõpuks ju jumalik ja omas sünkroonis. Aitäh!